Nagu sissejuhatusest nägite, on Niidan Muru vastu võtnud uue väljakutse. Tänast hommikut alustab Niidan Muru Koordi külas ühes siinsetest taludest, kus on vaja omaniku soovil puhastada hoov ja võimalikult palju ümbrust kõrgest rohust. Et seda kinnistut, millest osa on näha ka minu selja taga, on hooldatud, seda on varem trimmerdatud, aga ma otsustasin taaskord tulla välja Husqvarna Raideri ja Kova vasarniidukiga. Esiteks säästab see kliendile raha, teiseks säästab see mulle aega. Ja tulemus ei ole sugugi paha, eriti kui pind 2 korda üle sõita. Aga siin ei taha keegi saada muru, siin tahetakse lihtsalt rohust lahti saada, võimalust, et tulla ja olla siis, kui see soov tekib. Ja järgnevad paar tundi ma siin toimetan. Kui palju ma tehtud saan, eks see saab siis olema näha videost ja lisatud fotodest. Aga minu teenistuses on Husqvarna Raider R316 TS AVD ja Raideri ette kinnitatud Kova vasarniiduk. Mõlemad on ennast tõestanud väga erinevates oludes. Ja ainus, mida ma täna kardan, on rohuses olevad kivid, rauast agregaadid, metall, masinate tükid. Et muus osas probleemi ei näe. Ja jõudu tööle. Ma teen ühe video häälega, nii nagu see päriselt käib, et oleks näha ka see, kui kiiresti traktor liigub, et oleks näha nii-öelda see tegelikult töötempo.
22 minutit ja selle aega on siis puhastatud sissesõidutee ja see nähtav ala minu selja taga. Pole paha. Mul ei ole usku, et ma trimmerdades oleksin suutnud seda teha kiiremini või isegi paremini. Kui kova töötab, siis kova terad lõhuvad selle, mis ette jääb väikesteks tükkideks. See tähendab seda, et see heide on pisut märg, vaatamata sellele, et päike paistab ja rohi on tegelikult kuiv. See on paratamatus. Aga ei jää järgi sellist lahtist heidet, mille otsa koperduda või mille sisse kinni jääda. Et see on nagu üks suur eelis, mida ma veel ei ole näinud, kuidas see pind näeb välja näiteks nädala pärast. Et kui tahta siia teha muru, siis siit edasi järgmine samm on juba lihtne, võtta muruniidust ja teha see kõik korda. Aga nüüd mu järgmine samm on otsida tee kuskilt tagantpoolt õuele, sest väravat ma liigutada ei saa, see lihtsalt kukub kokku. Ja mõnest kohast teen ma veel video, eks siis ole näha.